hakkame uurima Jumala sõna ja ma panin päris palju siia kirja. Et ma ei olegi kunagi nii palju kirja pannud, aga nii ongi siis, me õpimegi siin. Jumal tahab midagi head meie elus teha. Ja ma panin pealkirjaks meie tunnistus, just mis Lea rääkis ka. Räägime seda, mida Jumala räägib, eks ole. Meie tunnistus. Ja esimene kirjakoht on Hebraste 3.1, nimetatakse kristlustunnistuseks. Ja me loeme selle. Sellepärast pühad vennad, taevase kutsumise osalised, pange tähele tunnistuse apostlid ja ülempreistrit Jeesust. Jeesus on meie eeskuju. Mida see tähendab? Sõna tunnistus tähendab öelda sama asja. See tähendab uskuda ja öelda oma patu, haiguse, kõige muu lunastuses sisalduva kohta sama, mida ütleb Jumal. Meil on vaja seda, et me tunnistame, see sõna saab selle läbi, kui me tunnistame Jumala sõna, see sõna saab meile elavaks. Jumal tahab, et me ilmutatud saaks see sõna. Ja tunnistus on meie vastu võetud piiblitõe kinnitamine. See sõna avaneb, sa räägid, sa tunnistad, sa tead, kui sõna ütleb, et ma olen terve, sul on vaja tervenemist, sa tunnistad, see saab sulle elavaks. Tunnistus tähendab lihtsalt uskuda oma südamesse, korrata oma suuga Jumalale enda kuulutus selle kohta, kes me oleme Kristuses. Kes me oleme Kristuses? Kui Jumala sõna avaneb, siis sa ei vaata enda peale, sa vaatad Jumala peale. Tema on meile kõik kinkinud tervise, varustuse, julguse. Mida ta veel on andnud? Meile palju asju. Kõik on siin antud. Aga meie peame selle ise haarama sellest kinni. Püha vaim ütleb 1. Peetruse 2.24. Kes meie patud ise kandis üles ristipuule oma ihus, et meie pattudel ära sureksime ja elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud. Jumala sõna ütleb, me oleme saanud terveks. Kas me näeme? Ei pruugi, aga kui me võtame Jumala sõna, mõtiskeleme, räägime ja oleme ustavalt seda tegemas, siis Jumal teeb seda tööd meie sees. Me peame uskuma, ütlema sama. Kui meie kinnitus on Jumala sõna, on tema valvas seda teoks tegema. Amen. Ja Jeremia 1.12 ütleb, ja Jehova ütles mulle, sa oled õieti näinud, sest mina olen valvas oma sõna teoks tegema. Jumala sõna ütleb, ta teeb, kui me ei näe, ära anna alla. Ükskõik, mis iganes on, sa räägid seda, mida Jumala sõna räägib, kui me vajame tervenemist. Ja see ei ole ainult see Jumala sõnas, ainult tervene, mida me vajame. Aga sul on vahest julgust vaja. Mis veel sul on vaja? Tervist on vaja, me rääkisime. Kaitstud, Jumala kaitse. Rõõmu on vaja, kõiki seda pagasit. Meil on vaja ja sõna ütleb, me peame seda, tahame seda ja Jumal tahab meile rohkesti anda. Jumala armastus on kirjas piiblis ka. Jumal tahab, et me käime ja elame tema armastuses. Ja see on hea, kui me käime Jumala armastuses, aga kui me tuleme, me ei mõista seda, aga Jumal tahab jätkuvalt sõna. Ma räägin, ma olen julge, otsid kirjakohad üles, mis sinu nõrgad kohad või küljed on, sa võtad ja uuendad, räägid. Sa saad läbimurdeid. Ma olen terve, ma olen julge. See sõna saab südamesse ilmutatud. Ja kui palju seal on seda sõna, seal ei ole niimoodi, et nagu menüü, et lähed sinna restorani, see mul on tervenemine, palun mulle see varustus, või see, aga me kõik see pagas, mis meil on vaja. Praegu on meil hea, meid on nii vähe. Aga tegelikult Jumal tahab meid treenida, tugevaks teha, et see sõna meie sees on uskumas, tegemas seda, mida teeme. Aga kui rohkem tuleb, siis meil on välja sirutada ja vaja neid, kes on tulnud õpetada. Ja õpetusel on väga oluline, et me võtame ja haarame sellest kinni.
Jumal on, nagu ma ütlesin, valvas oma sõna teoks tegema. Tunnistus on usuviis ennast väljendada. Näiteks ma toon ühe näite. Aastaid tagasi, kui lugesin ühte raamatut, ma arvan, et Kenneth Hagini raamat oli. Ja mulle see tunnistus nii jäi siiamaani meelde ja tuli ka jälle ja toon selle esile. See üks naisterahvas, kes oli kindlasti keegi rääkinud Jumalast, Jumal tahab, et sa oleksid terve. Ja tal oli suhkruhaigus. Ei ta virisend, ta ei teinud midagi muud, kui ta võttis Jumala sõna ja tunnistas. Iga kord tegi süsti ära, tal oli see süstid isegi määratud, rohud, mis tal seal oli, ja iga kord tunnistas, ma olen terve. Ta tunnistas seda, ma seda ei tea, aga see ei ole olnud. Ära kunagi alla anna, kui sa ootad tervenemist. Tunnista, kas või aasta, ei pea nii kaua olema, vähem, aga see naine tunnistas. Ja mis juhtus? Tal hakkas ühel päeval nii paha. Ja ta läks, võttis telefoni, helistas, kutsus kiirabi ja viidi haiglasse. Tehti uuring. Arst ütleb, teate, nüüd saime teada, mis teil viga on. Teie olete terve. Te olete täielikult terve ja sellepärast hakkas teil paha. Ja nii lihtne see ongi, eks ole. Aga kui me võtame sõna, ja see ei ole ainult tervenemise kohta, see on kõige muu kohta. Sa mõtled, võib-olla ma olen, mina isegi olen sellest olnud ja käinud, et kartsid inimesi. Aga mis sõna ütleb? Mina kartsin inimesi sõna otseses mõttes. Inimesed tuli, aga Jumal andis südamesse uuenda oma meeli julgusega. Mul ei ole antud arguse vaimu, vaid vähe armastuse ja mõistliku meele vaim. Ja Jumala sõna saab sulle elavaks ilmutatud. Sa räägid ja ütled ja räägid ja ütled ja see on sinu oma. Ja sa oled julge. Nüüd käime tänavatel. Kuulutame evangeeliumi. Kas sa tead, kuidas ma sinna ei tahtnud minna? See ei meeldinud mulle, kartsin sinna minna. Ma ei tea, mida ma räägin. Aga kui Jumal teeb koguduses, mingis muus, sa oled sõna kuulelik, ta teeb su sees tööd. Ja kui sul on antud Jumala poolt sõna jagada või on mingites sannides välja astuda, kas oled julge sellesse astuma, see on üks hea Jumala viis. Ei ole vahet, kas sa jutlustad siin või oleme siin lihtsaid praktilisi asju tegemas. Aga Jumal on sõnas öelnud, et minge kuulutage kõik evangeelium kõigele loodule tänavatel. Kas sa teed seda või teist või kolmandat, aga kuuluta. Me käime seal. Tead, kui hea see on. Alguses ei olnud küll. Ma mäletan, üks hetk olime seal Männipargis. Mul oli inimene ka, keda ma aitasin sellel ajal, oli hästi kuri. Iga kord, kui ma sinna ta juurde läksin ja sealt välja tulin, abikaasa ütles, sa oled täitsa valge näost. Ja oli küll niimoodi. Aga see ongi see, et kes me oleme Kristuses, ma suudan kõik temas ja Jumala sõna toimib ja teeb meie sees tööd. Miks ma see kerkis mul nii tugevalt üles, et ma räägin endale ka. Me peame, mis iganes me oleme teinud, et me toidame Jumala sõnaga, tunnistame, et me oleme julged, me oleme varustatud, meil ei ole mitte millestki puudus. Varustus on ka, finantsid on ka. Ära vaata oma rahakotti, ära vaata neid asju, mis seal. Jumala sõna on elav ja see teeb meie sees tööd ja Jumal toob need asjad kohale. Ja Jeesus on meie just ülempreester, ütleb Jumala sõna, Jeesus kui meie ülempreester toimib vastavalt meie tunnistusele, meie huvides, kui see tunnistus on Jumala sõnaga kooskõlas. Et me peamegi ongi, et kui me paneme ja mõtiskleme ja ütleme, räägime, siis see on Jumala kooskõlas ja see toob esile need, mis see sõna tähendab, nagu kirjutatud on. Paulus kuulutas Jumala sõna, ususõna, täpselt nagu meilegi keegi kuulutas. Me käime ka kuulutamas. Mis Paulus ususõna oli? Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on isand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnust, siis sind päästetakse, sest südamega
usutakse õigsuseks suuga, aga tunnistatakse päästeks. Roomlaste 10:9-10, mida me siin jagame. Et see on ka, et inimesed tuleksid, me samamoodi võtaksid vastu Jeesuse. Ja Jumal tahab tuua oma kogudusse rohkesti, sest tahab teha suurt tööd siin. See suur töö on vaja lõpule viia. Ja selleks on vaja meil usku ja kuulutada ja kõike seda, mis on sinu nõrgad küljed, peab saama tugevaks. Ja see on jah ja amen, midagi teha ei ole. See on jah ja amen, sest see on hea. Ja sa tunned rõõmu, kui sõna ja vaim teeb sinu sees tööd. Ja kui püha vaimu need koosolekud on, mul tuli ka südames julgustada samamoodi. See on ka, et me oleme võib-olla sõnas olnud, aga see sõna saab meile elavaks. Ja ärme vaata nendele välistele asjadele, vaid see, mida Jumal on tegemas. Sellega me austame teda. Ja kui me austame teda, siis ta saab meie elus tööd teha, et me ei lükkaks ühte teemat või kas need rahaasjad mulle ei meeldi või näe, see teema mulle ei meeldi või see. Jumal tahab, et me nüüd, me ei ole restoranis, Jumal tahab, et kõik meil oleks. Võtame vastu, kui me teame, et see on hea ja sa vaimust tunned, et see on hea ja paneme jätkuvalt tähele ja räägime seda usus, mis on Jumal meie kohta öelnud, mitte seda. Ja sellega me tegelikult eemaldame kõik selle vana mineviku. See ongi nii. Ja ma tunnistan, või ma olen seda ennegi siin ees rääkinud, et kui ma tulin kogudusse ja ma tean, et Jumal tõi mind siia ja see oli nii reaalne. Ja see tunnistus on see, et ma olin arg, ma ei teadnud, aga kui sa saad Jumala sõna enda vaimu ja oma südames, sa oled järjepidevalt seda kohal, sest Jumal siis teeb midagi sinu sees kogu aeg, ta võtab ära, paneb, aga see on aeg, kus ta puhastab meid, ära pahandu, kui miski tuleb su vastu, täna Jumalat, mine edasi, ära pahanda, kui keegi midagi ütleb, vot see pahandumine on see ka, millest Jumal mulle ka, kuna mingi aeg oli, kuna ma inimestega töötasin ja seal oli niimoodi, et ega sa saanudki muud, kui võtta Jumala sõna ja ma otsustasin võtta Jumala sõna armastusest ja Jumala sõna armastuse, mis see Jumala sõna armastusest räägib? See on nii hea, ma võtan, kui ma juba puudutasin ta see laiendatud tõlge 1. Korintlaste 13:4-8. See on tegelikult ausalt öeldes, kui me Jumalaga koos käime, siis see peab olema meie südames ilmutatud. Siis sa oled julge ja sa vaatad olukordade vastu ja nii, ma loen selle laiendatud tõlke. Armastus on pikameelne. Siin ta ütleb armastus, aga sinna paned. Mina olen pikameelne ja kannatlik ja lahke. Ma ei ole kunagi kade ega kee üle armukadedusest. Ma ei ole kiitlev ega ahne tühjale aule ega hoople upsakalt. Ma ei ole iseennast täis, ülbe ega uhkusest täis puhutud. Ma ei ole ebaviisakas ega käitu ebasündsalt. Mina, Jumala armastus minu sees, ei nõua oma enese õigusi ega oma viisi, sest ma ei otsi oma kasu, ma ei ole kergesti solvuv, ärrituv ega pika vihaga. Ma ei pea meeles kurja, mis mul on tehtud. Ma ei pööra tähelepanu kannatatud kurjale. Ma ei rõõmutse ülekohtust ega ebaõiglusest, kuid rõõmutsen, kui õigsus ja tõde võidavad. Armastus minu südames peab vastu kõige all ja kõiges, mis tuleb. Ma olen alati valmis uskuma parimat igast inimesest. Mu lootused on püsivad kõikides olukordades. Ma kannatan kõike nõrkemata. Armastus minu südames ei kuku kunagi läbi, ei kahane kunagi võimsuselt ega muutu vananenuks ega lõppe. Ma jõudsin sellesse kohta oma tööga inimestega. See oli püha vaim, kes mulle ütles, loe. Ja mul oli üks periood väga raske, oli kodus, mul abikaasa ei tahtnud Jumala sõnast midagi kuulda. Ta ütles otse kohe, et minul sinu vastu ole midagi. Aga see, mida sina usud, selle vastu on. Ja see ongi meil kas sugulased või kes iganes, aga nad ei pruugi käituda ja kerge ei ole. Aga
kui sul ei ole Jumala sõnad, aga kui sa paned selle Jumala sõna oma vaimu, see on su sees, sa oledki päriselt pikameelne, kannatlik ja lahke. Ja ega ma nüüd tegelikult, ma ütlen, et ega ma pikalt nagu ei lugenud, aga ma nii, kuidas võimalust oli, lugesin ja see aitas mind. Ja kui palju enam, me lähme tänavatele või kus iganes ja me oleme ka tänavatel olnud, kus äkitselt keegi su peal hakkab karjuma. Kus hakkad kartma või? Ei, Jumala sõna on su sees, sa oled julge. Sa vaatad talle rõõmsalt vastu ja ta ei saa sulle mitte midagi teha. Ja ära karda. Ja Jumal tegelikult juhib igat ühte püha vaimu läbi. Ta annab sulle teada, mis, ja sa tead ka ise, milles sa pead nagu uuendama oma meeli. Ja ma mäletan, üks lugu oli, mul oli tuli südamesse, ma lugesin laul 91. Kuu aega läks vist kuskil, ma lugesin. Ja ma ei teadnud mitte midagi, aga siis, kui ma olin alles kristlane alguses, selline, mõtlesin, aga nüüd ma mõtlesin tagasi, et see oligi tänu Jumalale see, et ma alistusin see, kui midagi Jumal ütleb millegi kohta, et nüüd toida ennast ja tee seda, siis ära ütle, ära lükka tagasi. Ma võtan selle laul 91 ette praegu. Loen selle. See on ka hästi hea kirjakoht ja mul on, ma vist kõike, aga miks mitte, ma loen selle laul 91, 1-16. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati kõigeväelise varju all viibib, see ütleb Jehoovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinus, mu Jumal, kelle peale ma loodan, sest sina kisud mind, siin on sind, aga mis ütled mind, välja linnupüüdjak paelust ja nii ma tegin. Lugesin 6 aega hukkava katku eest. Oma tiiva sulgedega sa kaitsed mind ja sinu tiibade all ma leian varju. Tema tõde on kilp ja kaitseriist. Ei ma siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab. Ei katku, mis rändab pilkases pimedas ega tõbe, mis laastab lõuna all. Langegu 1000 minu kõrvalt ja 10 000 minu paremalt poolt. Minu külge see ei puutu. Aga ma vaatan oma silmaga, näen, kuidas kätte makstakse õelatele, sest sina, Jehova, oled minu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud eluasemeks. Ei taba õnnetus mind ega lähene häda mu telgile, sest sina annad oma inglitele minu pärast käsu hoida mind kõigil mu teedel. Kätel nad kannavad mind, et ma oma jalga ei tõukaks vastu kivi. Ma astun üle lõvide, rästikute, noored, lõukoerad ja lohed. Sa lömastad, et sa oled minusse kiindunud, siis ma päästan sinu, ma ülendan sind, sest sa tunned mu nime. Kui ma hüüan sind appi, sa vastad mulle. Sina oled mu juures, kui ma olen kitsikuses. Ma vabastan sind ning teen sind auliseks. Pika eaga ma täidan sind ja annan sulle näha oma õndsust. Lugesin seda 6 aega. Jah, just olin nagu noor. Ma alles ka väga palju ei olnud mu sõna seest teinud, aga seda ma lugesin 6 aega ja siis meil oli külas siin üks naisterahvas, Ingrid Andren, kes kuulutas Jumala sõna ja ta oli Kadrina, ma ei tea täpselt, ma ei mäleta, kus koht see täpselt oli, ühes koguduses olime, sellest on päris pikalt mööda. Ja Jumala ligiolulisel koosolekul Jumala vaim täitis meid ja selline rõõm ja vabadus ja kõik see oli meie, kõik, kes me seal olime autoga 4 naist ja see oli vägev, Jumal tegi head tööd. Ja siis me kuskil 11:30 hakkasime kodu poole sõitma sinna
Tallinna poole. Ja see oli septembrikuu, see ei ole nüüd see tee, mis juba nüüd on uued teed kõik, see oli üks metsavaheline hästi kitsas tee, kõrged puud. Aga selle autojuht naisterahvas, tal oli need suverehvid vahetamata talve omade vastu, eks ole. Ja see tee oli libe. Ja oligi nii, et mina istusin juhi kõrval ja mehed käisid sedasi. Ja kui me see niimoodi oli seal, ma olevat, ma ei tea ise, aga ma olevat hästi, Jeesus, aita. Ma panin täitsa kõvasti kohe, et Jeesus, aita. Ja me olimegi siis nagu, maandusimegi sinna auto kraavis, see kalle oli päris suur. Ja oli siis seal, olimegi seal. Ja siis samal hetkel, kui me sinna maandusime, see käis üks väga kiiresti. Ja samal hetkel oli see autost, ma nagu nägin tee peal täpselt selles, kus see auto oli täistuledes auto, politsei oli seal kirjutatud ja 2 meest. Ja nad tulid täpselt see kõik, kui juhtus, hakkasid meie poole tulema. Ja teised hiljem ütlesid, et auto oli kinni kiilunud, aga ma siis olin sealt, läksin välja. Ja ütlesid, oi, kui tore, te olete õigel ajal õiges kohas. Ja see oli. Ja nad olid, oleks nad ühte sõna ka rääkinud või politsei või inimesed räägivad või mis. Ja siis Jumala ligi oli mul üle tegelikult. Sama ei olnud üldse. Tavaliselt ma ikka, kui sa Jumala ligiolus, sa nagu ei märka need detaile. Ma ei näinud neid silmi, ega ma ei vaadanud, aga ma olin nii rõõmus. Ma olen kraavis ja ma olen rõõmus seal. Ja siis mäletan, et nad läksid sinna auto taha, siis aitasid nagu lükata ja mina ka siis punnitasin seal kaasa neid, et auto välja. Aga ma ei tulnud selle pealegi, et kuule 2 meest, mina üldse mingit jõudu seda lükata. Ja sellise kaldega autokraavis ei lükka 2 meest ikka ülesse. Ja veel 3 naist veel rõõmsalt veel autos ka. No sellel hetkel nad rõõmsad küll muidugi ei olnud. Ma arvan, et ma ei tea, mida nad seal mõtlesid. Aga ma olin rõõmus. Ja see käis kõik sekundid jälle. Ja see osa, mis nagu see osa siis, et nagu ei olegi midagi nagu tühi koht, aga ma tean, et see käis kähku. Üks hetk oli see, me lõime selle hais. Ja siis oli see auto juba teisel pool sinna sõidusuunas Tallinna poole. Ja see auto, need mehed olid autos täistuledega, nad ei sõitnud ära, jäid sinna. Ja siis kõik olid autos seal, no muidugi nad istusid, nad ei olnudki väljas. Mina seisan seal ukse juures ja vaatan sinna auto poole. Laul 91 sai elus päris tõeks. Et see sai tõeks. Kui sa hüüad appi, siis ta tuleb sulle appi. Aga see on ka see, et kui oluline on sõna, Jumala sõna, et me ei pea kartma, ma ei räägi sellest kartusest, sest peamegi Jumala sõna enda vaimu panema, et saada igasugusest kartusest, see on saatana sellised asjad ja trikid, mis ta tahab meile 2 kõrva vahel panna. Kui sa uuendad oma meele, sa oled vaba. Me seal ei olnud midagi, me olimegi nii. Ja ma siis Jumala sõna sai elavaks. Ja läksin autosse ja siis see, kes me naisterahvas, kes juht ütles, ei, kui me sõitsime ja ta on harjunud, ta on teistes välismaal ka sõitnud väga palju ja liikluses ütles, et mina ei näinud kedagi autot seal taga liikumas. Et see oli kõik hetkel, kui ta hüüdis, Jeesus tuli appi. Ja siis ma siis naiste käest küsisin, et no aga kuule, miks te kõik nii vait olete? Midagi räägi. Ja siis armas õde, kes meil seal oli, ma arvasin, et need on inglid, ma ei julgenud midagi öelda. Et jah, et me vahest mõtleme, et nad on pisikesed, see on hoopiski vale, on suured võib-olla, aga see oli, et see oli nii üleloomulik, kuidas Jumal nagu korraldas, et tegi
selle ime, aga nüüd sellest on palju mööda ja ma mõtlen, kui oluline on, kui sulle tuleb südamesse, loe sõna. Tema teab meie aegu hetki ja võti on sõnakuulelikkus temale igapäevaselt. Ära ole sõnakuulmatu, kui sa oled, paranda meelt. Mul on tekkinud selline aukartus Jumala ees, et siia ette isegi tulla ja rääkida. Sest tema teeb, sest kui ma suu avan, ma tulen siia usus, mul ei ole midagi, ma ei ole rääkija olnud kunagi. See on jälle usus astumine. Ära kunagi karda, et ära kunagi võtta, et ma ei julge või. Aga mul enne oli, kõik suu oli kogu aeg, ma ei oska, ma ei saa, Aga Jumal peseb su sõna ära. Ei ole vahet, kas sa oled selles eas, sõna kehtib igale ühele. Oled või 100-aastane või oled rohkem. Kõigile kehtib. Me näeme, kes seal on vägevad mehed, Abraham. Nad tegid Jumala tahet. Ja see ongi see meie Jumal. See on üks parem viis ja heas kohas olla, kus Jumal teeb meie sees tööd. Ja see rõõm, ma mõtlesin, ma nüüd nendel päevastel koosekud olid, rõõm, Jumala rõõm on see, mis teeb meid vabaks. Astu selle sisse, ära karda, kui Jumala vaim liigub ja kutsub. Ma mäletan ka, kui esimest korda, kui kogudusse olen, ma ei teadnud seda. Jumala sõna tegi tööd, aga ma ikka astusin. See oli nagu vette astumine, see vesi oli just kui madal, ma astusin iga korraga nagu rohkem ja Jumal täitis, aga see ongi see sõna ja vaimutöö meie sees. Ja rõõm on see ei ole loomulik rõõm. Ma olin kunagi, enne kui ma Jeesuse juurde tulin ja kogudus tulin, ma käisin kogu aeg sedasi, kartsin kogu aeg kõiki asju. Aga Jumala sõna teeb su vabaks. Jumala sõna teeb su terveks, kui sa haarad sellest kinni, uuendad oma meeli. Ma olen julge nagu Juuda levi. Ja teinekord on, et see sõna osa on väga oluline, aga teinekord Jumal sulle, siis ma mäletan, kui ma alguses olin, ma olin olukordades, kus nagu sellist ähvardati või niimoodi. Kurjaks läks üks meesterahvas. Ja mäletan siiamaani, ma ei olnud ka veel sõna teinud, Jumal see nagu sõna ei ole saanud osaks või olnud nii tugev. Aga selles kohas, kui sa oled sõna kuulelik, Jumal tuleb sulle appi. Ja see rahu, mida Jumal annab, ma mäletan, see oleks nagu eilne päev. Kui tuleb sulle, keegi teeb au. Riidleb suga, eks ole. Aga Jumala rahu oli. Ja mul ei olnud vaja kedagi kuskilt kutsuda või seda, sest vahet, kui olukord on, sa ei saa kiiresti reageeridagi. Ja mul oli Jumala rahu. Ja selle rahuga, kui sa oled olukorras, kui sa oled kasvanud või ei ole kasvanud, ma ei olnud võib-olla sellest kohas, see rahu oli. Ja Jumal annab sulle, kuidas sa pead tegutsema, mida sa ütled, mida sa teed. Ja ma võtsin telefoni, helistasin, sest see ei olnud minul otsustada, mida ta mult nõudis, eks ole. Ütlesin, see on sinu turvalisuse pärast, tee seda. Ma ei hakka neid detaile rääkima, aga ma tahan julgustada, et kui reaalne on Jumal, kui me oleme siira südamega elamas ja tegemas Jumala tööd ja taha ära. Jumal on meiega kannatlik, ole ise endaga ka kannatlik. Toida Jumala sõna ja Jumal teeb meie sees tööd. Ja see, kui sa hakkad nägema ja sa toidad ennast, sul hakkab rõõm kõigest. Sa ei ole üksi. Kõige kõrgem Jumal on sinuga. Ta teeb su terveks, aga hoia sihikut. Ära ole uskmatu. Ja on inimesi, kes minu puhul ei kehti. Hoia oma suud kõike valet rääkimast. Meie suu on väga oluline, mida me räägime. Sest tegelikult mul on siin veel head mõtted oli. Ma loen ikka siia ette need mõtted, mida ma siia paberile panin. Ma läksin sinna, aga
nii et ongi see, et mida Jumala sõna ütleb ja see ongi meie usk. Ja usk tähendab toimida vastavalt Jumala sõnale ja see paneb alati Jumala tegutsema, et oma tõotusi ellu viia. Kui sa paned oma südamesse ja ta aitab sind. Ja me oleme Kristuses ja me oleme andeks saanud ja andeks saamine tähendab ka kõige selle kustutamist, mis on seotud vana eluga. Sa oled vaba Kristuses, kõik on möödas. Me oleme uued loodud, vana on möödunud, kõik on uueks saanud. Ja me peame järjepidevalt tunnistama Jumala sõna enda kohta ja tegelikult ka see on nüüd niimoodi, et sa tunnistad enda kohta ja ma olen hakanud tunnistama ja ka, kui mingi olukord on või mingi halb ilm või kui välja lähed või mis iganes, tunnistad. Saatan ei sega meid. Tunnistame seda, kui vaja on. Meil on hea ilm, lähme välja kuulutama. Meil on kordaminek, mis me teeme. Et sa lihtsalt kuulutad, mis su südamesse tulevad. Eestimaa on hoitud, ärkamine tuleb. Ärgu olgu meie suus need negatiivsed asjad, mida me võib-olla kuuleme, näeme igal poolt. Ja hoia eemal igasugusest negatiivsetest asjadest või nende vaatamisest seda, mis meediast tuleb. Sellega mul tuli praegu üks hea näide meelde. Mõtlesin armsa inimese peale, keda ma aitasin 10 aastat. Ta oli, siis oli vist juba 80 ja ma vist päris pikalt teda saime tuttavaks. Esimest korda läksin ta juurde ja siis ta oli hästi huvitav. Ja ma seisan seal ukse peal ja ta ütleb, et küsib mu käest, kas sa oled kristlane või? Ma ei rääkinud ühtegi sõna, ma esimest korda inimese juures ja ma ütlesin, et jaa. Ja miks ma seda temast just räägingi, et hästi huvitav, kuidas Jumal avas ukse. Ja me saime nii lähedaseks, rääkisin talle paljudest asjadest ja ta oli selliselt huvitavalt käitus selles, et tal oli ajukasvaja kuskil 40 aastalt, tal opereeriti peas, tehti operatsioon ja ta natukene oli nagu üks pool nagu halvatud või niimoodi, aga ja ta oli hirmul kogu aeg oma tervise pärast. Ja ma kogu aeg ütlesin, võta Jumala sõna, uuri Jumala sõna. Ei, ta ikka seda ei teinud, aga kõik see suhtlemine temaga, siis ma rääkisin temaga, julgustasin ja rääkisin lugusid, mis Jumal piiblis võib-olla rohkem neid tunnistusi ka, mida nagu Jumal on teinud. Ja niimoodi see aeg läks ja tal kadusid hirmud ära. Enne seda, kui ma tulin tema juurde, pani kogu aeg kirja arstile või sinna haiglasse kirja, et nüüd kui paha hakkab, lähen kohe haiglasse. Ja kohu. Ja kõik selle aeg ja see hirm kadus. Et miks ma selle näite toon? Need hirm on meil kui kristlastel, meil ei ole antud hirmu vaimu, vaid väe armastuse mõistliku meele vaim. Kui oluline on Jumala sõna uuendada oma meeli, rääkida. Aga ta ei teinud seda, aga ma nii palju, kui ma seal tema juures või lähedal olin või teda aitasin, Jumal head tööd tegi. Ta ei muretsenud, et muidu ta viis kogu aeg need rahad siin haiglasse, need rahad jäid järgi, ta sai kedagi oma lähedasi õnnistada ja tal oli kõik väga-väga hea selles suhtes ja ta ei olnudki kordagi nagu ei haiglas. Et meil oli nagu väga hea positiivne kontakt ja mis ma tahan öelda, vot see, et kui see aeg oli siin 2 aastat, ei toinud seda aega teist aga tema armastas ikka seda televisiooni vaadata, aga sealt tuli kogu aeg negatiivset. Ja see ongi see ka, et meie kui Jumala omad, et ärme tee seda, ma usun, et me ei tee, aga kui reaalne see on. Me kaotame selle kõik ja ta vaatas ja see hirm tuli ja kõik see nagu tuli kolinal tagasi, kõik see hirm, mida enne ei olnud. Ma olin juures. Me võimegi aidata, aga igalühel on oma otsus vastu võtta, kas sa võtad sõna või ei võta. Aga tänu Jumalale selle eest, et see kontakt oli, ta elas 90 aastani. Jumal oli nii hea ja armuline ja ta oli nagu haiglas, ma mäletan,
Rakveres oli haiglas, hooldushaiglas ja helistas mulle seal ja palvetasime ja siis ka, et see ongi, kui me avame vaenlasele ukse ja ta ka selle nagu muretsemise hirmuga avas vaenlasele ukse, kolinal olid ka mitmed asjad ja haigused tulid talle ja see ongi see, et meie peame õppima seda tõesti Jumala sõna oma südamesse panema ja see on kõige parem elu. Ja kunagi ära vaata sellele, mida me näeme. Me võime kõrgemas eas ka olla või mis iganes heas, aga ma olen ka siis, kui ma kristlaseks sain, siis ma kuskilt jälle lugesin, üks abielupaar oli hästi kõrges eas ja mida nad tegid iga päev. See kõnetas mind väga. Iga päev rääkisid enda ihu kohta, ma olen terve, mu süda on terve ja mõlemad abikaasaga. Mul on kõik organid terved, tunnistas kogu aeg ja nad elasid kõrge ja läksid rõõmuga issanda juurde ja nad ei olnud haiged. Meile on antud Jumala sõna ja see on hea, mis iganes on. Ja Jumala sõna teeb nii head tööd, nagu ma ütlesin, et sa ei karda inimesi. Sa lähed lihtsalt, nagu seal need olukorrad on. Aga Jumal laseb vahest meil minna ja mul ei ole kunagi meeldinud inimestega töö. Miks? Sest nad on, nagu nad on, eks ole, kurjad, nagu ma ütlesin. Ja siin ei oldki mulle midagi pääsu, kui ma pidin Jumala sõna enda südamesse panna. Kui ma palju, see ei olnud võib-olla nii palju, oleks pidanud rohkem, aga kuna sa oled töö ja kõikide olukordadega seotud, siis siin on häda ja seal on häda ja kõige selle kees. Aga iga kord, kui ma kuskil iganes käisin, isa ütles, et sina aita ja ta aitab. Ta aitab igas olukorras, ta ei jäta sind hätta. Ja see siirus meie, nagu väike laps läheb isa juurde, isa aita nüüd, isa aitab. Ta ei lükka sind tagasi. Jumal ka ei aita. Ja selle läbi nii tore temaga käia. Ja ma mõtlen sellele tagasi, mul on hea meel ja ma olen väga tänulik selle eest. Ma õppisin Jumala sõna praktikasse panemasse, et erinevates kohtades, et Jumal tahab, et me läksime sõna tegijad, mitte ainult kuuljad. Ja tegelikult, kui ma olekski kuulja olnud, siis ma ei tea, tervis läheb käest ära. Küll ja küll on neid, kes räägivad, elavad või teevad või midagi, siis tervis läheb käest ära. Ja see oli suur arm on tegelikult, et sa elad õiges kohas. Ja ma mäletan, kui ma tulin siia, ma olin noor inimene ja ma tulin ämma juurde elama. Ja tavaliselt on noortel, need liblikad lendavad. Aga mul ei olnud liblikaid. Mul ei olnud ka Jumala sõna, ega midagi ei olnud. Aga miks ma seda räägin? Sest see oli mu sees siin. Et see on õige, mida ma teen. Ja see ongi see, et Jumal nägi neid asju ette ja ma sain hakkama ja Jumal kõnetas vahest mulle, ilma et ma sõna oleks kuskilt veel õppinud ja midagi, siis ma ei olnud koguduses. Ja ta ütles, anna andeks, nagu vaikselt. Ja ta juhatas, ütles, mine sinna. No siis, kui ma esimest korda võib-olla ütles, mine kirikuses, ma läksin Olevistesse, ma ei osanud kuskile minna. Ja Jumal on teinud sedasi niimoodi. Isegi kuskil ei oleks sind käekõrval võtnud. Ja Oleviste läksin ja olin seal ja Jumal tegi jälle ühe ime, kui ma sain seal. Jeesuse võtsin vastu juba enne, kui ma sinna läksin, aga veega ristitud sain ja see oli 3. november, hästi külm oli ja seal kirikus ka külm ja mul oli tohutu peavalu. Ja mul oli tegelikult lapsest saadik kogu aeg see peavalu nii tugevalt, et isegi tabletid ei aitanud. See ongi, kui see migreen või see ei aidanud. Ja seal ma sain veega ristitud, läksin koju, ämm elas siis veel ja ma olin seal teises toas ja ma lihtsalt ütlesin, isa, võta see peavalu ära ja see kõik. Kui sa võtad mingisugust rohtu või hästi kanget, siis see valu kaob tšuk sulle ära.
aga need sõnad ütlesin, isa, võta ära. Ja täpselt niimoodi tuk-tuk-tuk-tuk-tuk oli läinud. Et meie siiras usk temasse oli see, Jumal tegi seda ime, ta võttis kõik selle ära, see oli nii hea. Ja tegelikult ja ta on nii palju head ja armas olnud, kuidas aitas, kui mu ema jäi haigeks ja kuidas ta mind nagu juhtis ja palvetasin ta eest ja lugesin talle sõna ja tal oli insult, ta oli maal ja siis helistati mulle, Jumal ütles mulle, et emaga on midagi. Hommikul ärkasin, et nagu püha vaim ütles, et ta midagi halvasti on taga. Ja sealt helistati ja selle olek ja kõik seal, mida nad nagu oli tunda, et kohe sureb nagu ära või midagi on väga paha. Ja mul oli selline, et Jumal juba tegeles sellega, see mu sees oli niisugune rahu, muidu ma oleks pabistanud, oli mis juhtub, täitsa rahu oli. Läksime, tõime ema linna ja saime tegelesin temaga ja Jumal aitas, me saime arstile, sest see oli see aeg, kus haigekassad ei olnud võimalik igale poole, arstidele saada, aga siis Jumal nagu avas uksi ja võimalusi, et kõik ta korraldas ja kõik ta aitas. Aga üks osa oli see, et need kirjakohad, ma lugesin talle neid kirjakohti. Lugesin ja palvetasin ja ta oli haiglas ka, aga kolm insulti oli tal tegelikult. Ja väliselt ma vaatasin, et kõik on nagu okei, korras, ta võiks koju minna, aga ta üksi elas. Ja siis järgmine hommik, kui ma ärkasin, siis ta oli selle neljas insult oli. Aga võt see ongi, et mul oli nii armas ema. Ma hoidsin tast kinni, ma ei tahtnud, ta ära läheb. Ja siis ma olin Jumala ees ja mõtlesin, et rääkisin Jumalaga, et isa tead, ma lasen kõik selle olukorra lahti. Sina tead paremini. Et ma ei võia tedagi, ma lihtsalt Jumala ees ütlesin. Ja mul niisugune rahu oli ja nii kui ma seda ütlesin ja mult helistati, ema läks Jeesuse juurde, ta võttis, me olime Ravi tänaval seal, kui koosolek oli, pastor kutsus ette, et andke oma elu Jumalale ja ta võttis Jeesuse vastu. Temaga oli kõik hästi, aga ma ütlen, et ta tahtis koju minna Jumala juurde, sest tal ei olnud kerge see elu maal ja kõik see olukorrad ja kõik tööd ja loomad ja kõik mis iganes, kõik oli. Ja Jumal on nii reaalne ja ta tahab meil praktilistes asjades aidata meid, kus iganes me oleme. Nii et Jumala sõna teeb meie sees, kui me kuuleme, mis pastorid õpetavad, et see usk tuleb kuuldu, Kristuse sõnast Jumala peseb, aga see, kas me võtame selle vastu või ei võta, see on meie otsustada. Aga see siirus ja lihtsus, kõik see järjepidevalt, see vaim tõmbas kogu aeg kohale ja ma mäletan, kuidas vaim hakkas kui ma tulin kohale ja Jumal tegi tööd. Ma nutsin vaimus, kõik see sai puhastatud. Jumala vaimu töö ja sõna käsi käes, Jumala vaim tegi lihtsalt enne, aga sõna on ka järjepidevalt olnud. Et me vajame seda sõna ja vaimu tööd, ära pane kunagi vastu või ära ütle midagi halvasti, sest Jumal tegeleb meiega. Nii ihu kui vaimu töö on ka vajalik. Ja vahest on see nagu, kui vaim tuleb, teeb su nagu terveneb, siis sa võid täielikult hetkega vabaks saada. Et vahest me võib-olla pingutame füüsiliselt, võib-olla toidame ennast, aga vahest on see, et sa oled Jumala ees ja on koosolekus, sa oled lihtsalt tänamas Jumalat ja ta tuleb ja võtab kõik ära ja sa oled vaba. Kui ma olin 2 kuud jäi 13 puudu, kui ma ämmaga elasin ja see tunnistus on, see ka tuli nüüd meelde. See üks armas naine, Maria, oli tunnistamas, kui me olime Raua 1, ta tuli sinna täpselt. Ja mis teema oli? Rääkis ämma ja mini ja suhtes, täpselt minu jaoks selleks hetkeks. Ja tegelikult see ongi, et kui ma tulin, kui ta lahkus, siis loomulikult olles selliselt pikalt oli haige, et ma nagu pärast seda ma olin nagu väsinud või tühi. Aga kui sa võtad Jumala sõna ja Jumala oma ellu, sul võivad igasugused olukorrad olla. Ja sa ei ole väsinud, sa ei ole tüdinud, sa oled täis Jumalat ja sa peadki kogu aeg täis olema. Ja ma ütleks selle peale, oli see
mitte midagi jutlusest ei mäleta, aga pealkirja mäletan. Ämma mini ja suhe. Huvitav oleks kuulata, aga ei tea, kas see oli nii ammu. Ja ma olin seal ja Jumala vaim tõesti, ma vaimus nutsin, Jumala puudutas ja siis nagu oleks justkui suur kulp ja kõik see välja. Ja ma ei tea, et ma olengi vaba täielikult, mul ei tule meeldegi, mida ta tegi. Või mis oli või kuidas oli. Mis iganes su elus on, Jumal taastab sind. Ära kunagi vaata vanuse peale, ei mitte millegi peale. Ainult temale ja õiges kohas. Kogudus on väga oluline. Ja ma olen nii tänulik Jumalale, et ma siin olen. Kodus üksi olles ma olen nii tänulik ja ma ütlen kogu aeg, ma tänan Jumalat. Isa, sa oled nii hea, sa oled nii vägev, sa teed nii head tööd, sa teed meie sees tööd, sa teed Eestimaal tööd, head tööd ja sinu töö tuleb esile, sinu rahvas tuleb esile. Sa teed rahva sees tööd, ärkamine tuleb, tunnustähed tulevad, imed tulevad esile. Jumal tahab seda teha, aga see on, sa haara kinni. Ära astu kõrvale, vaid astu just talle lähemale. Ja see töötab. Ja see tema armastus. Inimlikult ma ütlen, mu ema oli nii armas isa ka. Nad olid Luteri kirikus käimas ja nad ei teadnud, ei osanud. Ja paljud inimesed ei tea nendest asjadest, kuidas või mis. Ja siis vaenlane tuleb ja sõidab, tahab sõita nagu selle suure teerulliga üle. Tead. Ja aga Jumal on hea. Ja kui me sealt välja tuleme kõigest sellest. Amen, Jumal on hea. Mul läks mõte kuskile, ma ei tea, mis ma tahtsin öelda. Nii, aga õpetussõnad 6.2. Kui oled oma suu sõnade pärast võrku mässitud, oma suu sõnade pärast kinni püütud. Kui me kahtleme tema sõnas, siis seepärast, et me usume midagi muud, mis on sellele vastupidine. Vale tunnistus suleb ukse isale ja laseb saatana sisse. Me peame keelduma igasugusest valest tunnistusest. Ja haigus saavutab sinu ülemvõim, kui sa tunnistad oma meelte tunnistust. Tundel ja ilmingul ei ole usu maailmas kohta. Sellepärast ongi vaja Jumala sõna. Tunnistada haigust on nagu kirjutada alla paki vastuvõtu dokumendile ja saatanal on seega kviitung, mis tõestab, et sa oled selle vastu võtnud. Kellegi öeldud, see oli nii hea, mulle meeldis. Ära võta kunagi midagi vastu, mille saatan toob. Ärge andke maad kuradile. 1. Peetruse 4.11 ütleb, kui keegi räägib, siis ta rääkigu Jumala sõna. Efestel 4.29 kästakse meil rääkida ainult seda, mis on hea ja meie ülesehitamiseks. Me ei tohi tunnistada vaenlase kasuks. Me peame toimima usus, rääkima usku, mõtlema usku. Ma ütlen, kuidas nüüd ikka on? Saad küll. Otsus on see. Otsus, räägi usku ja mõtle usku. Filiplast 4.8 ütleb Püha Vaim. Viimaks veel vennad, mis on iganes tõene, Jumala sõna on, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik, kui miski on kiidetav, seda arvestage. Neile asjadele mõelge. See on nii hea. 2. Korintlastele 10.5 ütleb Püha Vaim, meie võitluse relvad on Jumalas vägevad kindluste mahalõhkumiseks ja me võtame vangi Kristuse sõnakuulmisse kõik mõtted. Me peame valed mõtted, igasugused targutused ära heitma ja andma Jumala sõnale kohta oma mõtetes ja oma huultel. See on võimalik. See töötab ja ma ütlen veel kord, ta töötab ja veel rohkem hakkab töötama, kui sul tuleb see ilmutus arusaamine. Sa koristad kõik oma teelt ära ja Jumal tahab puhastada meie meeled, meie mõtlemine, kõik ihu on terve Jumala sõna läbi. Kui ei ole, siis Jumal tegeleb sellega. Ja vahest on niimoodi, et keegi ei palugi, aga Jumal juba teeb. Ma mäletan, nüüd tuli mul see
mõte enda peal vahest mõtlen, et mul olid tegelikult, kui ma kogudusse tulin, siis mul oli kogu aeg käed külmad. Lapsest saadik jääkülmad, nii külmad olid. Jalad olid ka külmad, aga Jumal teeb, isegi ei ole selle eest palud. Jumal äge teeb sinu sees tööd, kui sa võtad Jumala sõna või oled osa sellest. Jumal täidab sind ja tervendab sind. Jumal tahab, et meil oleks Jeesuse, Kristuse meel. Ja Jeesus kandis meie haigused ja kandis meie tõed. Ja Püha Vaim ütleb, et Jumal ütleb, ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved või haigused. Ta ütleb seda. Jumala vaimsed ja füüsilised muutused tulevad meile meele uuendamise teel. Mõtleme, ütleme, räägime, mõtleme, ütleme, räägime, mõtleme, ütleme, räägime. Roomlaste 12.1.2 ütleb, nüüd vennad, kutsun ma teid üles, tooma oma ihud, viie meele asukoht ja tegevuspaik Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Meie sisemise ja olemuse üle valitseb tegelikult see, mida me oma suuga tunnistame. Nagu ma alguses ütlesin ka, meeled olid nii täis, ma muud ei mõelnudki. Negatiivne. Ei oskandki mõelda seda, midagi oleks ka positiivne. Kogu aeg olukorrad olid, see oli see. Aga mis Jumal ütleb? Ta puhastab meid. Kui me hakkame rääkima Jumala sõna, siseolemus saab vabaks sellest kõik, mis kinni on meid hoidnud. Las su huuled täita oma kohust, ära lase neil hävitada Jumala sõna tõhusust sinu asjades. Ja tegelikult mõned tunnistavad suuga ja südames halgavad, aga jah, sõna on tõde ja kõik on hästi, aga mina ei usu seda. Et ära ole selline, et mina ei usu. Lase Jumalal teha tööd oma südames ja oma elus. Ja seni, kuni su süda selle tagasi tõrub, ei ole suu tunnistamisest mingit kasu. Sa ütled, minu jaoks ei toimi. See ei olegi kasu. Sellest tunnistust ei olegi kasu. Jumal tahab, et sellest oleks hea kasu ja ta on hea isa. Ja ta tervendab, ta vabastab ja teeb sind Kristuse sarnaseks ja Kristuse meel ongi, et see Jumala sõna on meie sees jätkuvalt. Ja tead, kui hea on vaba olla. Oi, isegi siin, kui ma seisan. Ma tean, kuidas ma olen siia tulnud. Aga tead, kui hea on vaba olla. Sa lähed isegi. Ja tead, ongi see, et sa oled sõnategija, just ka see, et kõik see, mis Jumal tahab, et sa teed, see tänavatel kuulutamine. Tead, ma ütlen sulle seda, et see on hea koht välja treenimiseks. Siis sa õpidki. Ja need, kes meiega kaasas on, Lilian, nii hea meel, see Jumal teeb midagi head su sees. Ja me oleme muudetud, me oleme kõik olnud sellised, mis ma nüüd räägin. Aga Jumala sõna ja vaimu töö meie elus, see pikaajaliselt, me saame kõik vabaks. No ja mis siis? Ma mäletan, kui esimest korda läksin, suu oli kinni, ei osanud ka midagi. Ja üks karjus seal, üks meesterahvas, see oli hästi ammu, kui me tänaval olime. Mida? Me läheme rõõmuga välja. Jumal on meiega, las nad karjuvad. Sest see, kes on meis, on suurem kui see, kes on maailmas. Ja temal ei ole õigust. Ühesõnaga sõnakuulelik elu ja järjepidevus sõnas ja kõiges. Jumala leegi hoidmine. Ja tihtipeale ma puudutan ka seda, mida ma ka tuli nagu praegu Püha Vaim andis teada. Vot ongi niimoodi ka, et ole sõnakuulelik Püha Vaimule, Jumala sõnale, mida sa oled saanud. Sest tegelikult ma ütlen, et abikaasale ei meeldinud, et ma kirikus sain, aga ma ei häiritud, ei olnud selles. Jah, tuli vastu seisa, aga ma hoidsin Jumalast kinni. Ei mees ega naine, mitte üks inimene ei saa sind kõrvale tõmmata, kui sina hoiad Jumalast kinni. Ja kas sa tead, on küll tunnistusi, kes on ustavalt, üks tunnistus ma ka lugesin ja siis see naine oli ustavalt läks ja mees oli ka vastane ja ta oli alandlik. Ta ei karjunud, ei ta. Ja mees murdus.
Jumal sai südame kätte. Ja ma ei saanud oma mehe abikaasale ka midagi sõnast rääkida. Ma mäletan, ükskord läksime koosolekule. Kirjutasin selle päästepalve, nagu me siin tänavatel kuulutame, panin selle akna peale, läksime, Soome vist läksime tulekonverentsile ja siis ma küsisin, kas sa lugesid? No ütles, luges, ma ei tea rohkem midagi. Aga ma usaldan Jumalat, et ta on Jumala juures ja see oli, vot selle läbi, kui sina oled sõnalik, kuulelik Jumalale, oled sa mees või naine, siis Jumal tegeleb sinu naise või mehega. Jumal saab teda muuta, meie ei saa, aga palve ja palvetada. Ja sellepärast on hea palve, kui me anname Jumala kätte. Võib-olla ma ei osanudki võib-olla sellel ajal palvetada, aga ma otsustasin armastust käima ja mitte pahanduda. Ja tead, kui hea on, kui sa teed otsuse, Jumal aitabki. Kui me pahandume, muretseme, siis sa oled ka ise seotud. Ja kõik see kolinal, see hirm ja kõik tuleb. Et Jumala käest kinni hoidme ja tema sõnas, tema vaimutöö ja kõik, mis saab tulema. Ja ära kunagi ka Jumala vaimutööd nagu halvusta või mitte midagi ära armusta, mis puudutab Jumalat, et see on väga-väga ohtlik. Et isegi kui keegi teeb oma püüa ka, et tegelikult siis avame vaenlasele ukse ja see ei ole hea. Sest nii või teisiti, kui sa oled maailmast tulnud ja kui see padajann on sul siin selja taga ja ma ei tahakski seda üldse enam näha. Ma tahakski ainult Jumalaga olla ja Jumalaga koos. Ja Jumala armastus, kui ma siin lugesin, et kui me loeme seda Jumala armastust, seda kirja kohta, siis see sõna saab nii elavaks ja sul on tõeliselt Jumalas armastus sees ja siis sa saadki Jumala annab sulle sõna ja saab palvetada inimeste eest ja see on nii hea ja kosutav. Ja mul tuli jälle üks meesterahvas, kes lihtsalt võõras inimene tuli uksest sisse ja küsis mu käest sidemeid. Ja ma olin kõik siis jällegi, Jumala vaim puudutas mind, selline kaastunne oli selle inimese suhtes, et tal olid kas tal oli pisik verre läinud, tal olid aavandid, jalgad, mõlemad alad ja ta vajas sidet, et see mäda, mis tal seal aavanditest tuli, et seda on vaja kogu aeg nagu puhastada ja jälle sidemed peale panna. Aga ma ei ole kunagi nagu kohanud, tavaliselt mehed on natuke distantsis või niimoodi. Ma ei ole kunagi kohanud, kui armas siiras oli ta. Mõtlesin, kas ta tahab Jeesust oma südamesse võtta? Ja ma tahan. Ja ta võttis Jeesus oma südamesse ja me palvetasime nende jalgade eest. Ja ma mäletan, see kaastunne oli mu üle, nii et ma pidin hakkama nutma, ma keerasin ennast ringi, et ta ei vaata, mis mul viga on. Aga Jumala vaim tõesti puudutas ja panin talle käed peale ja käskisin Jeesuse nimel sellel probleemil või mis iganes seal jalgades, ta kadus. Et need kaoksid, ütlesin Jeesuse nimel, väljasid need probleemid siin jalgadest, jalad, olge terved, olge puhtad. Ja siis üks kuu aega läks vist mööda, keegi astub uksest. Mul oli oma ette töö, mul ei olnud kedagi, mul oli hea võimalus inimestega rääkida. Ja ta tuli uksest sisse ja tantsib seal mu ees seal. Kas sa mäletad? Ma ütlesin, et ei mäleta. Tal oli habemesse kasvanud, täielikult ei tulnud ära. Kas sa mäletad, mu jalad on terved. Hüppas seal keksisse. Et meie siirus, järjepidevus, Jumala sõnas olemine ja olla ühes kohas, kus Jumal teeb head tööd meie eludes ja ta teeb meid vabaks, et olla käepikendus teistele. Aga see oli ka see, et läbi selle, et panid ikka praktikasse, kus aga vähegi sai ja Jumal nagu tegi seda tööd siin ja seal. Ja seal oli ka mitte ainult tervenemised ja ma nägin, kuidas inimestel on igasugused olukordi ja probleeme ja siis me suhtlesime jälle ja palvetasime. Seal oli kinnisvaraga ja seal oli ka mees, kes jälle tegi ühe naisele, müüsid oma kinnisvara, igasuguseid asju oli. Ja mõtlesin, et Jumal saab sind aidata.
Ja Jumal vastas neile ja lahendas olukordi. Ja üks armas inimene oli ka, kohtusin taga ja tal olid nagu matused ees ja ta oli nii endast väljas ja vend nagu tegi talle haiget ja midagi talle halvasti ütles, et ta oli nii endast väljas. Ja see oli nii reaalne ja jällegi Jumal andis kohe, et anna andeks oma vennale, me palvetame, Jumal teeb su midagi head su sees ja saad vabaks. Ta oli selline nagu värin või niisugune, ta oli endast nii väljas ja me palvetasime ja Jumal sai ja ta tegigi ta vabaks ja ta läks ära. Et nii põnev on tegelikult Jumalaga siin ja seal liikuda, aga mulle on andnud just sellepärast huvitavalt, et mul ei ole sellistes kohtades, kus on palju inimesi, ma olen üksi olnud ja mul on võimalus olla. Aga ega siis vaenlane ka ei maga, eks ta siis ka kuskilt keegi ja on ka vastuseis olnud selles suhtes. Aga kõige keskel, kui me oleme sõnakuulelikud, mul oli soosing. Juhtid ees ja siin ja seal ja Jumal oli armuline ja hea siin ja seal, kus ma tööl olin. Et see on võti meile, et me tõeliselt liigume Jumalaga. Et jah. Nii, ma loen siin üks hea kirja koht. Õpetusena 4:20-23, seda ma lugesin ka kunagi hästi palju, aga me loeme siin jälle, Jumala sõna on hea. Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrv mu kõnede poole, ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames, sest need on eluks sellele, kes neid leiab, terviseks kogu ta ihule. Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ja selles on võti, et me hoiame seda. Mitte seda füüsilist, aga seda sinu sisemist inimest, kus Jumala vaimela. See hoiab sind, see kaitseb sind igasugustes asjades ja kui me liigume edasi, siis on neid vastuseisi olukorda, siis tule alati ka, nõustume palves või ära jää ka üksi. See on ka üks oluline, et sa ei jää üksi. Me nõustume millegi, mis on su vastu tulnud ja Jumal aitab. Ja see on kõige parem, mis üldse olla saab. Siin on jälle üks hea kirjakoht, Jesaja 41:10, seda ma lugesin hästi palju, tuli meelde ja mõtlesin, et loen ka. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks. See on tõsi. Ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega. Ja ma olengi näinud ja see ongi tõsi. Ja ma lugesin seda, see oli reaalne siin ja seal, kus ma käisin ja olin. Igaüks nüüd, Mattuse 7:24-25, igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järgi, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule, Jumala sõnale. Ja ränk sadu tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja söösid vastu seda koda, aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule. Meie alus on Jumala sõna ja Jumala sõna on meie kalju. Kristuses me oleme tugevad, Kristuses me oleme julged, Kristuses me oleme vabad tunnistada ja rääkida. Ära kunagi pane mõõdupuud, kaua ma pean seda sõna toitma või kui tahad lahendus. No ja mis siis? Tunnista edasi. Ja on ka selliseid tunnistusi, kus võib-olla, muidugi ma ei ole eriti kuulnud, et aasta keegi tunnistab, aga Jumal sai terveks. Et see on väga, väga hea. Aga tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Meie aga pidasime teda vigaseks, Jumalast peksetuks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu, karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Kui Jumala sõna on meie elus jätkuvad järjepidevalt, siis ongi see rahu tegelikult ka, mida ei saa ühegi, mitte kuskilt sa ei saa, Kristuses on rahu, aga see on see sõna meie sees ja see kõik, see on hea. Nii et me saame rõõmutsema ja imelisi asju nägema ja imesid ja tunnustähti ja kus ratastoolis inimesed hüppavad
tervena välja, nagu juba on Kristuse jõus üle maailma siin ja seal olnud, aga meil on ka see osa tervenemisest rääkida. Ja see on meie osa ka kuulutada. Nii et ise ole terve ja haara Jumalast kinni, siis sa oledki terve, et kuulutad. Ja see ongi see, et vaata, miks mõte tuli mul ka, ja ma ütlen uuesti, isegi kui sa terve oled, uuenda oma meeli. 2 asja, mis on vaenlane. Finantsid ja tervis. Ta tahab, aga ära anna maad. Tee oma osa, uuenda oma meeli. Kuuluta Jumala sõna, räägi, usk, räägi, olematud asju. Ma olen terve. Või mis sõna ütleb? Ja kui tuleb olukord, sa ütled, kuule, kao. Jeesuse nimel kao. Ja see ongi, sa ei peagi kuskile järjekorda minema või kedagi ootama, keegi su eest palvetab. Mul tuli jälle just tervenemisega üks kord meelde, kui see oli jälle tükk aega tagasi. Olin külas, laste juures, aga neid kodus ei olnud, üksi olin seal. Ja miks ma seda räägin? Vahest on niimoodi, et sa ei teagi kohe, midagi äkki tuleb, mida ei pea tulema. Ma seisin seal, olin seal vist seal köögis või kus ma seal olin, äkitselt lõi mulle niimoodi, et ma ei saanud liigutada üldse absoluutselt. Nii tugevalt, et ma seisin niimoodi. Ja ma panin käed peale Jeesuse nimel. See peab kaduma. Sa ei saa nagu, no kui sa tahad, siis mine ära. Ei, kärata talle peale Jeesuse nimel. Kaosid seljast praegu see kõik, mis iganes mind siin takitstab liikumist. Ja hakkasin tänama. Natuks aeg oligi läinud. Meie Jumal on nii hea. Täida oma süda Jumala sõnaga ja armastuses käi selles, kui see tööl on just eriti praegune aeg, pidi olema hästi ka raske vist, aga sa ilma Jumalata ja Jumala sõna ja armastust pane südamesse sõna ja sa lähed võidukalt edasi. Mitte keegi ei saa sulle midagi kurja teha. Amen. 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 Jumal on nii hea. Aga ma võtsin siit ja sealt, aga Isa, ma täname sind kõige selle aja eest, Isa, me täname selle sõna eest, Isa, me täname selle koguduse eest ja meie kõik, kes me siin oleme ja kes ei ole siin, aga igades Isa sõna tegemas head tööd, sõna ja vaim on meie elus ja mida õpetatud kõik see nende aastate jooksul, mis pastor on õpetanud, see sõna uks avaneb ja kallis püha vaimu töö see, mis on ka vaja meie elustes teha, et me ei lükka tagasi seda, mida sina oled selles kohas ja paigas tegemas. Isa, sina viid selle kiire töö meie sees lõpuni ja me täname, sest see töö peab olema sinu vaimu ja sõna poolt ehitatud meie elud, et seda maailmale viia seda sõnumit ja olla täis sinu sõna, olla täis püha vaimu, olla rõõmu täis, olla tervist täis, olla finantse rahakotis ja mis iganes veel kõik, mis oleme sõnas kuulnud ja julgust täis, Isa. Isa, meie kuulutame, et see saab kõik esile tulema meie kõigi elus. Isa, tänu sulle, sa oled nii hea, Isa. Isa, puuduta igat ühte meid ja tee rohkem meie eludes tööd, et nagu ma olen näinud ja et see toob rõõmu meile, kui sina meid värskendad. Isa, palun ka värskenda ka igat ühte, kes siin ka praegu on, Isa. Täida oma püha vaimuga ja rõõmuga, Isa. Sest see on vägev, sest kui me oleme täis rõõmu, sinu vaimu, siis meil on see pagas ja oskus ja sinu tundmine rohkemalt olukordades me astume sellele valele vastu või mis iganes me vastu tuleb. Isa, täida meid rõõmuga ja värskusega igat ühte. Kallis püha vaim, sina oled siin selles kohas ja paigas. Täida igat ühte. Isa, me täname selle aja eest. Isa, me täname selle töö eest, mis sa oled alustanud igaühe ja meie sees. Isa, me üks meel ja kõik see selles paigas saab rohkem kasvama ja me käime sinu armastuses ja sinu sõnas ja kõiges selles, mis sa oled meile valmis pannud. Tänu sulle, Isa, kõik see vagas ja kõik need tööd, mis meil on vaja selles ajas, kus me elame, on vaja teha, sest on vaja võita hingi, teha seda kõike. Isa, me täname selle töö eest, sa viid selle lõpuni.
tänu sulle ja sinu rõõm ja rahu olgu meie iga üksiku. Ja me täname, et me oleme hoitud ja kaitstud sinu tiiva sulgedega, kus me iganes lähme. Tänu sulle selle eest, isa. Ja ma tänan, et sõna uks avaneb, kui me siin rääkisime erinevatest teemadest, siis see sõna uks avaneb ja me saame täis ilmutust oma vaimus iga ala kohta ja sina õpetad ka, mida tuleb teha, mida veel rohkem nagu sõnas olla või see ilmutus või arusaamine, kellel on vaja läbimurded. Mis iganes on vaja läbimurded, siis need läbimurded tulgu esile Jeesuse Kristuse nimel. Kui on finantsides, tulgu esile või on see tervisega või mis iganes. Isa, me täname sind selle hea töö eest. Tänu sulle selle eest. Tänu ja tänu sulle, isa. Aitäh sulle, isa. Tänu sulle, sa oled nii hea, isa. Puuduta igat ühte, et Jumal, sina isa, saad meile reaalseks ja me hoiame kõvasti sinu käest kinni, kui me lähme. Nagu väike laps läheb, ta ei karda, aga sinuga ka me ei karda. Tänu sulle selle eest, isa. Kiitus ja tänu sulle. Isa, me anname austust selles kohas ja paigas praegu nüüd, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Täitku rõõm, sest see on meie tugevus. Issanda rõõm on meie tugevus. Tänu sulle selle eest, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus ja tänu sulle, isa. Kiitus ja tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Amen. Amen. Jumal on hea. Amen. Amen. Jumal teeb kõik nii lihtsaks, kui me temaga koos elame ja oleme. Ja see kasvatab ja teeb seda tööd jätkuvalt. See on nii hea ja see toob rõõmu. Ja olge väga õnnistatud kõigile, kalli. Olge rõõmsad. Amen. Amen.